Täna räägime ühest vanast ja tähtsast majast Tallinnas, Balti puuviljavabrikust. See suur hoone asub Kalamajas. Vabrik ehitati üle 100 aasta tagasi, aastal 1898. See oli üks suurimaid tekstiilivabrikuid kogu Baltikumis. Vabrikus töötasid sajad inimesed, peamiselt naised. Nad tegid siin lõnga, kangast ja riideid. See töökoht oli väga tähtis paljudele peredele. Nõukogude ajal töötas vabrik edasi, aga Eesti taasiseseisvumise järel tootmine vähenes. Mõne aja pärast vabrik suleti, aga nüüd on tulemas muutus. Balti puuviljavabriku hoone saab uue elu. Siia tehakse uus koht, kus saavad olla kodud, kohvikud, kontorid ja kunstisaalid. Vanad müürid jäävad alles, aga sees kõik muutub uueks. See aitab muuta Kalamaja veelgi ilusamaks ja elavamaks. Inimesed saavad siin käia, töötada ja puhata. Tööd algavad varsti ja esimene osa uuest vabrikust võib valmis saada aastal 2027. Balti puuviljavabrik on tähtis osa Tallinna ajaloost. Varsti saab see taas uue alguse.